Tere kalamehed! Kätte on jõudnud 14. september ehk siis viimane päev, kui sel aastal tohib veel jõeforelli püüda. Nüüd, kui aus olla, siis viimased 6 aega pole kalale saanud. Sõbrad on aga kalal käinud, 11 saanud. Täna alustan püüki ühe koha pealt, kus siis käisin Mikuga ühe päev ajal. Tookord võttis päris hästi. Täna on kindlasti heina rohkem, püügiala on väiksem. Taavi peaks ka varsti minuga liituma. Taavi kindlasti püüab liitsiga. Mina ilmselt alustan klinkhammeriga ja vaatame, kummal paremini läheb. Viimane kord, kui me Taaviga kalal käisime, siis kala nii hästi liitsi ei tahtnud kui pinnaputukat, aga võib-olla täna on teistmoodi. –14. septembri esimene kala. Laseme ruttu tagasi. Nii. Kala võttis siis klinkhammerit ikka. Esimene kala läks otsast ära. Teine ilusti otsa ja käsi valge. Oi, kus sa lähed? Just punased läbi. Mida võttis? Pruuni leetsi. See oli mingi, ma ei tea, mitmes kala, 5 kala sul otsas juba. Ei, nii palju ikka. 3 äkki. 5. Lõpuks ei üks otsa ta. 30 senti on vist. Läks tagasi. Hooaja viimane päev ja käsi valge. Ja. Palju enne. See on hea märk järgmiseks. Babyforellid. Teine kala. See on päris babyforell. Tere, ma lootsin, et see pidi olema suur kala. Nii, praegu on käes siis 2 peale 4 kala.
Taavi oma on neist kõige suurem, aga koguse poolest siis juhin mina. Aga vaatame, kuidas edasi. Siin oli üks kala, nii vaatame, et me saame selle kätte. Nope. Okei, ma teen aja vittu veel, aga tundub, et ta ei taha seda putukat. No nii, nüüd juba midagi ilusamat ka otsas. Ilusate värvidega. Sul on kahv ka siin kuskil. See on vist täna kõige suurem kala. Vist kindlasti. Nii. Isane. Ilusates kuldsetes toonides. Putukas on peidus. Aga selle saab ilusti kätte ja saame ilusti tagasi lasta. See kala tuli täiesti juhuslikult, et ega me ei näinud, et ta pinnas käib, aga tuli võttis putuka ära. Siuke oliiv, klinkemmer, kuldse niidiga. Üks ka. Alla 40 kindlasti. Nii, hooaja siis viimane päev ja kala on täitsa aktiivne. Kae peal on 5 kala käes ja päris mitu tükki oleme näinud pinnas käimas. Püüan veel mõned tunnid ja kindlasti saame veel mõne kala. Mõni hull tuleb ja võtta. Suvel käis küll seal keegi pinnas. Oba! Kena. Jah. Ai, läks võim. Tänane 6. kala. Küll me nii hullult lootsin, et ta võtab putuka ära täpselt. Ja tuli. Nii. Vaatame, mis saame tagasi lasta siit ilusti. Thumbs up. Hooaja viimane päev osutub päris edukaks.
juba, mis see oli, 3. mõõdukala meil. Sinu oma oli mõõdus. Enam-vähem. 30. No 2 mõõdukala ja siis 4 väiksemat. Davai. Suve lõpupoole. Paras beebi floreeb. Võtta tagasi. Järgmine aasta juba suurem. Mis see oli, 7. või? Jah. 7 forell. 7 forelli ja päev pole veel läbi, nii et äkki tuleb 10 ära. Käis nüüd? Või siit mina, see pisike jõudis pinnast enne vist. Tänase päeva 10. kala. Taavis on veel ühe enne kätte. Igalahes tulime uuel lõigule. Siin üks võttis mu pinnaputukat otsa jäänud. Enamasti on olnud väiksed kalad, mõni on suurem. Taavil on olnud siin 10 võttu ja 2 pisikest on kätte saanud. Ehk siis 2 peal on kokku 10 kala. Et päris hea number hooaja lõpetuseks. Siin heina taga käis just üks kala pinnas. Vaatame, kas saame päeva 12. kätte või 13. Nii. Kala. No natuke suurem kui eelmise. Said kala just või? Ei, mul läks otsast jah. Mul on 16 võtmist. Sellel lõigul? Jah, selle aja peal. Mingi 45 minutiga. Kala on siin. Aga noh, kõik, mis me siiamaani saime, siis olid väikesed. Aga sul läks päris suured ära ka mõned. See üks, kes sealt sööstis, oli küll. No, ma sain siukse. Tohke vett. Ai, läks. Kala number 14. Võimalik, et siis hooaja 2020 hooaja viimane kala. Tšau! Kuidas jäid rahule hooaja viimase päevaga? Alad olid väiksed. Need suuremad olnud. Aga vähemalt võtsid. Igav ei olnud. Oi, objektiiv on väga märg.
kokku saime siis 14 kala. 2-3 nendest olid mõõdus. Otse loomulikult kõik kalad panime vette tagasi. Selle võrra tuleb vast põnevam järgmine hooaeg. Vot, aga nii lõpuski 2020 jõeforelli hooaeg. Ja järgmine aasta siis loodame juba suuremat kalu saada. Tšau!